Sõidame. We're back. Tere. Ma ei tea, kui kaua see vahe oli nüüd siin, et me ei teinud seda. Mingi 2 kuud äkki. Sorry. Mis su vabandus on? Sina. Mina! Kes siis veel? Mina olin Sinu valmis kogu aeg tegema. Sinu podcast on see. Tegelikult ma olen haige ka vahepeal. Sa ise olid ka ju. Jälle sinu pärast. Kogu aeg on mina süüdi. Seepärast, et ma ei olnud haige nädal aega, kui sa haige olid. Ja siis lõpuks ikka hakkas külge. Sa köhisid, sa ei pannud kätki suu ette, kui sa köhisid. Lies across the board. Aevastasid Britsis tatti. Mida sa ajad? Jõhker. Ühesõnaga Covid ajal oleks vangi pandud sind siukse asja eest. Selle käitumise eest. Ja Covid aeg oli oma ette pull, aga no. Anyway, eelmise osa me lõpetasime vist sellega, et me peaks tegelikult rääkima mingi reisidest, mis me siin vahepeal tegime. Aga samas ma panin ka need mingid küsimused, et inimesed meie käest küsida saab väga palju küsitud, sest ju siis me ei koti väga kedagi. Fair enough, kes me ikka oleme, on ju. Aga me võime veits Tai-reisist rääkida ju. No räägis. Ei, no sina pead rääkima. Käisin Tais. No, mis tegid seal? Mis kuus oli üldse? Jaanuarist veebruari lõpuni. Päris lahe oli. Oli on ju. Väga ei teinud midagi. Road tripi tegime autoga. Rendi autoga. Tegime midagi, mida ma ei ole näinud, et eestlastest keegi oleks väga teinud. Raudselt keegi on teinud. Nüüd No sa jääd süüdi selles, et ja, ei. sa oled ainukene. Nõudekiri tuleb kuskil. How dare you? Me võtsime Bangkoki lennujaamast auto ja sõitsime sellega Phuketti. Ja me jätsime selle auto Phuketti ja Phuketist edasi läksime Krabisse taksoga. Taksobussiga. Ja Krabist läksime edasi Koh Samui saarele ka taksoga, aga siis üle mere läksime praamiga. Ja siis sealt tulime praamiga tagasi ja siis läksime rongiga Hua Hinni. Jah, kohutav rongisõit oli 7 tundi või? Ja see oli hästi rõve rong ka. Ma arvan, et sealt ma selle kõhuviiruse saingi, sest see ei olnud üldse hügieeniline koht. See päris huvitav rongisõit, jah. Vähemalt oli AC nagu selles pala veel, aga mugav ka ei olnud. Ja siis Hua Hinnist me läksime järjekordselt taksoga Bangkoki. Jah. Mis see kõige lemmikum koht oli siis seal Tais? Ei teagi, Hua Hin oli hea mõnus tiksumiseks. Aga üleüldse kõik on seal lahe ja tore. Saar oli normaalne. See Koh Samui siis. Sinna jõudsime siis praami peal, saime teada, et elamist ei ole enam. Ja terve saar on välja müüdud, nii et teist elamist ka ei saa mingi normaalse hinna eest. Miinimum nädalaks oli mingi 800 €. Meid oli 4 tükki ja me oleks selle eest põhimõtteliselt ühe mingi family ruumi saanud nädalaks ajaks. Ja meie elamine maks mingi 100 € või? Midagi sinna kanti. Aga see oli remondis, jah. Nad ei vastanud kuni selle hetkeni, kui seal paadi peal... Keegi ei vastanud sellel hetkel ka paadi peal. Paadi peal vastas Booking tühistas ära selle elamise ja siis me läksime kõigist kohale. Sest mida me ikka seal saare peal teeme, nagu me peame sinna kohale minema. Aga samal ajal oli Facebookis olid igasugused postitused ka, kus teistel inimestel samamoodi tühistati ära ja pidigi olema see, et nad müüvad lihtsalt kallimaga need elamised maha ja siis tühistavad nende inimeste omad, kes on... Odavamad. Põhimõtteliselt, kui keegi koha peal läheb ja on nõus maksma mitusada eurot rohkem, siis nad kantseldavad sinu selle ära ja võtavad selle, kes koha peal läks. Või siis müüvad nii-öelda üle, et tõstavad seda hinda kogu aeg ja siis jääb lõpuks selle broneering peale, kes kõige rohkem on nõus maksma. Liiga lihtne. Raha ja ise. Et see on nagu seal saarte peal nagu suht nagla käitumine, ütleme nii, aga jah, meie oma lahenes tegelikult okeilt. Ja saar on üldse karm koht, takso maffia värgid ja ei saanud sadamasse järgi tulla, pidime kuskil nurga taga taksoga kokku saama, sellepärast, et takso maffia oli. Ja nad ei lubanud Bolt taksodel siis sinna sadama lähedale tulla. Et ainult nendega tohtis sõita, nad olid muidugi kordades kallimad, eks ole. Ja Bolti jaoks jah, tõesti pidid nagu nurga taha minema. Saar ise oli Koh Samui väga ilus. Mulle väga meeldis. Me olime muidugi sellises kohas, kus polnud midagi. Me olime täiesti nagu secluded. Jah, lehmad mudavannis olid või savivannis. Ja kassid. Ja mõni koer ka. Ja ananassi müüdi. Ja autoga jah käidi seal küla vahel müümas neid. Aga käisime ikkagist nagu Koh Samuil ka ära. Aga võtsime rollerit, sest seal tundub, et igast sellest elamisest saab võtta lebolt rentida mingisuguse rolleri ja siis selle rolleriga on lebo igal pool käia. See roller
meil joppas sellepärast, et see elamine, mis siis remondis oli, selle mingi tuttav võttis meid enda juurde ja siis ühe öö olime kuskil remondis kohas, mis oli väga ilus ja siis olime mingis vanemas kohas. Mis mulle üldse ei meeldinud. Kus Ketlin ainult jonnis iga päev, kui paha kõik on ja kui halb ja... No see ei olnud üldse nagu standarditele vastav, aga ta ei olnud ka opereeriv hotell selles suhtes. Google Mapsis oli maas, aga tegelikult oli rahvast täis. Ja, aga need olid vist tuttavad mostly nagu, kes seal olid. Sest meiega koos viidi veel sinna ju üks prantsuse paar. Kõik, kes prantsuse keelt räägivad, on omavahel tuttavad millegi. Nagu venelased. Eestlased ei tea ühtegi eestlast kunagi kuskil. Vait kohe eesti keelt kuuled. Aga jah, rolludega oli seal lihtne saare peal ringi käia. Mingi pool tundi oli vist sinna linna või oli rohkem? Vähem. Ei, mingi 40 mitsa oli vist. Jaa, küll rolluga. Aga normaalne. Ei no, me vist päris ringi otseselt ei teinud peale, me käisime nagu ühes pool ja teisel pool. Et jah, rolleriga oli väga lebosel tegelikult ja ma ütlen ausalt, seal ei olegi midagi teha ilma rollerita. Ühe koha peal nagu tiksud on ka suht mõttetu. Saart võiks ikkagist näha. Või no ma soovitan vaadata nagu terve saare siis ära. Mina käisin selle saare peal, käisin isegi ripsme hoolduses, seal oli väga hea ripsmetehnik lambist. Inimesed olid hästi sõbralikud igal pool. Aga jah, kui me jõudsime, siis me läksime oma majutusse ja seda põhimõtteliselt ei olnud, jah, see oli renoveerimises. Ma üritan praegu ju oma blogipostitusi ka kirjutada, ma pean nüüd kõik meelde tuletama, mis meil seal. Pool aastat tagasi, jah? Jah, mis meil pool aastat seal kõik pool aastat tagasi seal juhtus. Aga jah, meid viidi kastiautoga siis sinna uude lokatsiooni ja anti meile rollerid. Ja hinna koha peal saime vist põhimõtteliselt sama hinnaga ikkagist. Ja... Sama hinnaga saime, sama hinna sisse jäid rollerid ka neid. Aga noh, see oli veits peldikum nagu elamine, aga tegelikult ei olnud tulnud midagi, sa dramatiseerid üle. Ei dramatiseeri, lihtsalt nagu... Tavaline 3. maailma riigi elamine. Jah, aga nagu võiks viisaka mul. Aga very blessed, et nad nagu välja aitasid sellega, et muidu ma ei tea, me oleks vist pidanud minema maismaale tagasi. Et seal jah, 8 sotti nädala eest mingi, noh, põhimõtteliselt kauberiku eest väga nagu välja käia ei taha. Et see, kuhu ta meid viis, seal on nende enda omavaheline asi, need rahad ära klattida. Ja väga ebamugav trip oli ka nii, et ei viitsiks uuesti. Üldse isegi, ma ei tea, kas seda road tripi autoga enam viitsiks teha, see on nii palju sõitmist. Nagu nüüd on nähtud vähemalt. Palju sul ikka seda näha vaja on. Ühe korra näed ära, siis on nagu nähtud samamoodi nagu kõik need rannad. Lõpuks sa oled 50 rannas ära käinud, siis iga rand on täpselt samasugune. Sa võid öelda küll, et see üks rand on nii palju ilusam kui teine, aga lõppkokkuvõttes see on kõik liiv, meri, kivi ja mingisugune putka, mis müüb sulle väga kallist asja. Võib-olla seda ka ei ole. Väga palju ei ole, kus juures nendes randades. Aga lõppkokkuvõttes on iga rand samasugune, iga tee samasugune. Ja ma ei viitsi rannas käia, sellepärast, et liiv on iga uus pärast. Ja veel eriti mingites viewpointides nagu vägev on käia. Aga lõpuks, kui sa jällegist mingi 10 sa oled ära käinud, sõidad igale poole mingi 1,5 tundi, vaatad kuskilt, öeldakse, et ei, kui sa ikka seal oled, siis sa selles pead ikka 100% ära käima, saad aru, kui sa korra elus võiks ikka seal ära käia, siis sa käid selles korra elus igas kohas ära ja siis lõpuks need kõik kohad on nagu põhimõtteliselt samad. Maksavad, need ei ole odavad ka. Ja sul läheb pool päeva, et igas selles kohas käia ja siis on see, et mis sul muud ikka teha on, ikka oled seal käid ära. Aga lõpuks sa lihtsalt teed oma see tripi nii ebamugavaks, et sa käid nendes kohtades, mis põhimõtteliselt annavad sulle sama emotsiooni ja iga korraga järjest vähem emotsiooni. Nii, ma arvan, et äge on käia, kui sa kuskil oled, siis käi 1-2 kohas ära, aga nagu mõttetu on endale igasse päeva. Ära allu provokatsioonile. Ja igasse päeva mingit kuradi turistilakse nagu liitida. Kohta käia ja siis lõpuks nad ongi kõik samasugused. Igas mingis Secret Beachis ära käia, sest lõpuks Secret nad on kõik samasugused. Aga miks kõik teavad seda? Such a secret, everybody knows. Jah, mina arvan ka, et ei ole vaja kõiki turistilakse läbi käia nagu plaks, et vali mingi paar tükki ja reaalselt naudi rohkem seda kohalikku elu ja olu. Käi kohalikes kohtades söömas, käi poodides, jaluta ringi lihtsalt nagu enda mingi rajoonides, naudi basseini ääres. Miskipärast see on okei, kui inimesed käivad Türgis, siis nad istuvad mingi nädal aega seal basseini ääres, aga nii kui on Taisse mineks, siis peab käima igal pool. Siis on vaja järsku nagu avastada iga nurgatagune ära. Mine käi mitu korda Tais. Iga kord vaatad natuke siit ja natuke sealt. Mõistik, jah. Mina olen nüüd ära käinud põhimõtteliselt terve Tai, mis seal nagu põhilised kohad on. Ja mis lemmik on siis? Mulle meeldis väga Hua Hin ja ma ei tea, miski pärast mulle meeldib Bangkok. Bangkok on äge, jah.
seal on nagu siuke pisi ja seal on veel eriti, kui olla mingis normaalses elamises seal kuskil pilvelõhkujas, kus on mingid basseinid, mingid rooftop, need basseinid. Peale seda maavärinat küll nagu natukene on hirm sees, aga see maavärin ei olnud üldse nagu Taimaal, see oli Myanmaris, mis on tegelikult nagu kaugel sellest kohast, aga ta oli niivõrd tugev lihtsalt, et Bangkok sai ka litaka. Nüüd seal kuskil rooftop basseinis küll ennast enam mugavalt ei tunne. Haige oli see, et me nägime enda hotelli sellest videot, nagu see sama, kus me nüüd olime, see põhimõtteliselt sellest maavärinast ja meie olekust vist oli 6 aega möödas ja põhimõtteliselt 6 aega tagasi olime meie selle rooftopi peal, mida me siis nägime, mis niimoodi lihtsalt lainetas ja asjad lendasid. 30 korrus oli see ja Infinity Pool. Kuidas see on nii sür näha. Muidu sa vaatad neid nagu mingi issand ja jube, aga kui sa oled nagu reaalselt seal kohal olnud ja see video oli veel filmitud sellest nagu ukse tagant enne sinna basseini alasse astumist. Seda oli nii veider vaadata lihtsalt. Aga jah, miskipärast Hua Hin ja Bangkok. Phuket minu jaoks ei ole üldse nagu mingi vibe, ma ei tea, see on eestlaste lemmikkoht muidugi Tais, et see on mingi party ja falala on ju. Seal on kindlasti illusaid kohti ka, nagu see, me olime jällegist vaiksemas kohas, me ei olnud seal peakoha lähedalgi isegi, mingis teises rajoonis üldse, seal oli nagu mõnna, aga seal otseselt ka midagi teha ei olnud. Ja kuna ma ei aja enam seda mingit hullu peovärki taga, siis ma ei tea, Phuket nagu, mina sinna uuesti ei läheks niisama. Aonangi ka mitte. No see oli full turistilaks lihtsalt. No seal minu arust on jälle see nagu see trippimise vahe nagu, ma ei viitsi üldse väga tiksuda kuskil autodes, sõita mingi 5 tundi autoga kuskil, et jõuda sinna või siis mingite rongide või asjadega. Et siis põhimõtteliselt ma läheks lihtsalt sinna, kus on mugav minna ja kus on enam-vähem mugav koha peal olla. Selle autotripi vastu mul otseselt ei olnud midagi. Rongi ma ei viitsi enam küll teha. Aga lennatama ka ei taha seal. Nii et kui ma ilmselt lähen, siis ma käingi nagu mingi alakaupa edaspidi, väiksemad maad kindlasti. Selle rendiautoga oli tegelikult hea sellepärast, et sa said selle jätta. No sa saad ikkagist linnade vahel selle jätta, ühest linnast võtad, otse lennujaamast võtad, jätad teise linna, kuskile linna tsentrisse, kus iganes. See ei maksa väga palju ja tegelikult need maanteed asjad on räigelt head. Ja väga okei maanteed on nagu et see tundub nagu veider, et lähed kuskile nii-öelda kolmanda maailma riiki kuskile autoga sõitma, rendiautoga sõitma, tundub, et kõik surevad ära. Aga tegelikult on suht okei. Ja no eks Tai on ikkagist nagu sellised teed, suured maanteed ja suured linnad on ikkagist suht arenenud ka kohati, et see ei ole nagu... Neil on nagu kohati parem liikluse korraldus kui meil, mitte Bangkoki linna sees, aga need maanteed just, et mina arvasin küll, et on mingid sellised ala metsavahelised teed, kus on veits nagu scary, äkki keegi peatab kinni, vaat killib ära su, aga ei olnud, kõik olid suured teed, suured maanteed. Ja tegelikult see nagu linnade vaheline ots oli suhteliselt kiire sõit. Ja seal on nagu korralikud tanklad ja WC-d on nagu iga natuke on ju õiged nagu sellised service-stopid. Poes saad käia, vetsus saad käia. Isegi KFC-d saad osta väga vaja. Osades on mingi kohvikud, poed nagu. Ei, väga solid jah, see 7-Eleven oli igal pool. 7-Eleven ikka parim pood. Best ever. Tahaksid selle pärast Taisel olla. Nende taksodega ka ühest linnast teise väga okei sõita. Nagu India on normaalne. Võtad selle bussi ka veel näiteks Bolti äpist või kust iganes võtad selle suure bussi ja siis seal on sul ikkagist pigem mugav olla. See on mingi 7-kohaline või 9-kohaline, mis see on, aga sa 4 oled seal sees. Suured mugavad istmed saad põhimõtteliselt pikali visata seal. Väga okei viis reisimiseks, et võib-olla mingisuguse võib-olla mingi teise asjaga oleks natukene odavam mingisuguse ühistranspordilaadse asjaga, aga lihtsalt see on nii vähe. Kõik oma kohvrid ja asjad sinna ühest kohast ühte ja maja ette põhimõtteliselt, et sa ei pea seda, et sa pead mingi bussijaama minema kohale mingiks õigeks ajaks tiksuma, muretsema, et kas sa jõuad õigeks ajaks. Selle rongiga oligi nagu tegelikult see nagu rongijaam isegi, kust me läksime üsna lihtne. Et kuigi meil alguses minu arust oli valesti, et see rong läheb kuskilt mingi siit rajalt, aga tegelikult oli meie rong juba ammu ees ja me saime rongi minna, vaata. Et seal on jah, sa pead ise ikka päris tähelepanelik olema ja need asjad ära vaatama. Aga kui me jõudsime, siis ei olnud tegelikult väga palju meie hotelli seal Huahinist enam jäänud. Aga sinna vist oli see, et me ei saanud ühtegi autot, kes meil sõidaks ja huvi pärast vist tahtsime seda rongi ära proovida. Aga see rongi ei olnud ka nüüd mingi 2 euri pilet, vaid see oli ka ikka mingi 15 või 20. Nagu jah. 4 reisisime. Kuigi 7-tunnine sõit nagu selles mõttes. Aga ikkagist. Vett sai osta ja kiirnuudlit sai osta. Ja
dekkanti või padi või? Dekant, jah. Dekkanti vahepeal. Aga selle pidid jätma sinna. Ei tohtinud kaasa võtta. Kahjus. Aga suht, jah, 7 tundi ikka seal rong, no rong on muidugi parem kui buss, sellepärast, et sa saad ikkagi natukene ringi jalutada. Aga ma ei tea, seal nagu enne seda me olime veel sõitnud selle paadiga, on ju? Sa mõtled selle praamiga üle? Jah. Nii et enne rongi me olime sõitnud paadiga sealt üle, siis selle paat oli ka mingi 1,5 tundi. Siis see takso sealt sellest paadi juurest sinna raudteejaama. See oli ka mingi 1,5 tundi või midagi. Ja siis tuli see 7 tundi see rong veel otsa, siis oli siuke 12 tundi põhimõtteliselt läks kokku, et kogu trip nagu ära teha. Et ei ole nagu, mitte et ei oleks viriseks, et nii ebamugav on reisida, et reisida on väga tore ja lähe, aga lihtsalt kui ühe korra need asjad ära teha või paar korda need trippimised ära teha, siis rohkem ei viitsiks nagu samamoodi trippida. Praegu ma ei viitsiks enam selle rongiga sõita. Ühe korra, ma ei kahetse, et ma selle rongiga sõitsin, selles mõttes, et on see kogemus olemas, aga lihtsalt rohkem ei viitsiks trippida. Samamoodi on ka nende igasuguste randade ja asjadega, kus käid, kuhu sõidad vahepeal mingi 2 tundi mingisse randa. Nagu ma ei kahetse, et ma seal käisin, aga lihtsalt rohkem sarnases olukorras ma ei viitsiks võib-olla kaugemasse randa minna, vaid ma pigem läheks lihtsalt lähemasse randa, mis võib-olla ei ole mingisuguse Influka või TripAdvisori väitel nii hea, kui see, mis on 2 tunni kaugusel, aga see on ikkagist mingi jalutuskäigu kaugusel, ma ei pea sinna kuradi sõitma mingi 2 tundi. Ja ma üldse ei ole väga enam rannaus, kui ma olen basseini äärne lebotaja. Ma on täitsa mingi siuke beach clubid on päris normaalsed. Kuigi neid on üsna vähe minu arust täis. Beach clubi nagu rooftop baare ka niimoodi basseiniga ei ole, ma ei tea, üsna vähe. Nagu sul on enda see hotellide või nende apartmentite nagu see on poolid ja värki, aga muidu ma ei täheldanud küll neid beach baare otseselt. Millest on kahju, sest et Euroopas on need väga kõvad asjad ja mulle meeldib nendes väga käia. Pool baarides on stuff. Ja isegi Pataias väga ei olnud ju. Pataias ei olnudki ju. Seal olid ainult need rannas, olid need mingid bambusest toolid ja ma ei tea, mis asjad. Tais igal pool olid need. Nagu ongi see mingi ala, kus on siis need voodid. Ja seal saab massaaži ka sellest, et massaaži saab iga nurga peal põhimõtteliselt. Ka õnneliku lõpuga. Nagu meil sõbrad ütlesid. Aga see autorent tegelikult tuligi 4 peal odavam, kui oleks näkku 1 pilet minu arust tulnud, et lennata Bangkokist Phuketti. Ja me alguses mõtlesime, et me läheme lennuga, aga siis oligi see lennupilet alguses oli okei, oli mingi 25 €, aga siis kõigil on pagasid tuleb võtta ja siis see lennukid... Ei olnud 25 €, ükski 50 kõige esimene, see, kui me vaatasime, minust need läkski järjest kallimaks ja siis tuli see pagas veel otsa ja siis... Üks inimene oleks üle sota ikka tulnud. Siis oli veel see ka, et see kellaaeg ei klappinud, ma oleks pidanud mingi päev otsa seal lennujaamas olema. Ja siis mõtlesime, et Savi, proovime seda pulli pärast rendiautoga minna. Rendiauto oli räigelt odav. Minust oli 3 päeva niimoodi, et sa annad selle teises linnas ära, oli mingi 100 midagi euri, mingi alla 150 €. Äkki oli 120 või mis iganes. Ja kütuse peale põhimõtteliselt läks mingi, ma ei tea, 50 või 60 või 7000 kilomeetrit. Ma ei mäleta, palju kütuse peal läks, aga see oli ka nagu täiesti mõttetu number. Et see tuli soodsam, et kui sul on nagu pundid, reaalselt keegi, kes viitsib nagu sõita seda ala nagu... Ja, no rool on lihtsalt teisel pool, aga... Ja natuke läheb Bangkokis harjumiseks, sest et see liiklus seal Bangkokis, see on nagu wild. Sa ei kujuta seda isegi unes ette nagu. Aga suurte teede peal on suht saviga, kummal pool see rool on, sellepärast, et sul on niikuinii eraldatud. Otse sõit põhimõtteliselt. Bangkokis on ainult see, et kui sa seal oma ärasõidu pealt mööda sõidad, siis sul tuleb siuke 20-vintsane ring juurde. Aga muidu oli suht normaalne isegi. Nagu lihtsam kogemus. Muidugi ma ise ei sõitnud, aga lihtsam kogemus, kui ma arvasin, et tuleb. Ma arvasin, et tuleb keerulisem see autosõit ja värgid. Jah. Õnneks meil oli kogenud autojuht ka. Jah, vana taksist. Vana taksist, jah. Aga jah, see tuleb tegelikult ikkagist ette planeerida ja väga kindlalt ja väga nagu endale selgeks teha, mis stiil sul seal lepingus on, sest et meilt taheti ju raha juurde saada, et me jätaks selle Phuketti, kuigi tegelikult me olime juba maksnud algselt kõik asjad ära. See oligi mingi soodustiil. Põhimõtteliselt me saime mingi räige soodustiili selle autoga, et me saame selle jätta siis 1000 kilomeetrit teises linnas nagu ära, aga siis lennujaamas, kui me kohale jõudsime, autot haksime võtma, siis nad hakkasid meilt kasseerima seda mingit 100 € lisaks selle eest, et me saame selle Phuketis siis ära anda. Siis seal läks natukene aega.
aga tantsid talle Vana-Tallinna ka veel pärast või? Muidugi. Alati tuleb ikka mõned Vana-Tallinnad kotti. Meil olid Vana-Tallinnad kaasas, et neid anda siis mingitele hotellidele ja teenindajatele, et siis a little bit of Estonia neile. Ikkagist sõbralikud. Ma ei tea, mulle nii meeldivad tai inimesed, et ma ei ole kunagi nii sõbralikku nagu rahvust näinud. Nad üritavad sulle nagu igal võimalusel vastu tulla. Ja seal ei ole seda rõvedat, räiget kauplemiskultuuri. Ei ole nagu peale surumist, see ei ole nagu, kuigi sa oled seal turist, kes toob sinna nagu raha sisse, aga siiski sa ei ole nagu kõndiv rahakott nende jaoks, ehk siis kui paljudes teistes, näiteks Aasia riikides käia, siis, või mis iganes turistiriikides, siis seal on ikkagi see, et tihti peale nagu kõik vaatavad sind kui lihtsalt rahakotti, nagu igat asja, mis sinu jaoks tehakse, on selle nimel, et sa annaksid neile plekki krõbisevat, aga Tais nagu tundub, et tihti peale nagu ei eeldata kohe seda, et sa neile nagu krõbisevat hakkad andma selle eest, et midagi saad või teed. Ja võib-olla ei lüpsta ka minu arust nii palju. No, ma ei ole nüüd igas Aasia riigis käinud, aga minu arust ma olen käinud Balil, Kambodžas, Vietnamis ja Tais siis erinevates kohtades Tais. Nendest minu arust on ikkagi see Tai on nagu, on ikka kõige etem olnud. Jah, ma ei ole mujal käinud, aga ma ise ei arvanud kunagi, et ma üldse Taissegi lähen, sest et nagu mingi pleh. Aga Jacob siin rääkis mind kuidagi nõusse ja me pundiga siis eelmine aasta läksime ja no can't get enough. Kuigi meil ei ole uut reis plaanis, siis ma tahaks ikka uuesti minna ja uuesti. Et lihtsalt see nagu, seal on nii hea olla kuidagi ja seal on odav. Isegi, et sinna minek on nagu kallis. Ja hotelli nagu sa pead ka tegelikult nüüdseks juba natuke vaeva nägema, et leida nagu soodsamat hotelli või ööbimist, siis kui sa ei ole väga pirtsakas ja sa ei pea ainult restotoitu sööma, siis sa saad seal väga odavalt süüa ja mis kõige tähtsam, puuviljad, värske on odav nii-öelda. Turgudel, marketitel, kuskil suvatee ääres õhtuti müüdakse mingite kärudega, mingid puitkad ja need on head. Odav ja hea. Räiget head on, jah. Kaalulangetuseks on nagu Aasia riigid minu arust ühed parimad. Seal on väga lihtne, jah. Palavaga ei taha ka ju mingit räiget rasva. Aktiivne olla, lihtne mitte üle süüa ja üldjuhul toidud on nagu pigem tervislikud ka nagu suures. No olen, mida sa võtad muidugi. Selles mõttes seal on ka kõik ebatervislik olemas, seal on ka igasugust. Seal on väga palju valikut ebatervislikul. Aga sul on tunduvalt lihtsam seal teha paremaid valikuid. Eks kliima annab tegelikult juurde. Ma tean, et väga paljudel on see, et kuumaga ei taha neid kõige rasvasemaid asju. Ja no, kui päike on väljas, siis on ikkagi palju lihtsam olla aktiivne ka. Ja no ilmselt, kui sa oled reisil ka, ega siis inimesed tunnevad ennast sitasti, kui nad ei liigu ringi, ehk siis nad tahavad liikuda ka. Aga noh, selle asemel, et kuskile kuradi lolli laagrisse minna, võib isegi minna lihtsalt Taisse ja ilmselt sul tuleb odavam see, kui sa võtad oma vabareisi ja oled seal, liigud ringi, teed igast asju, sul on vabadus. Seal on koha peal väga palju ka neid nii-öelda boksi kohti, kui keegi tahab näiteks tai-boksi harrastada, seal on jõusaal ja tegelikult on ka minu arust juba ei täiegi igal pool ja neid odavaid ka selles mõttes. Ma ikka käisin nendest parmukates kohtades, ma ei käi nendest turistikohtades või noh, need on ka turistikohad, aga ma ei käi nendest nagu konditsioneeridega uhked jõusaalid, mis aga on nagu maailma ketid. Neid on ka, aga ma käin nendes, mis on mingid varjualused põhimõtteliselt, sest need on tunduvalt odavamad. Ja ma ei tea, kuidagi lahe experience on ka see. Mulle meeldib seal väljas 30 kraadiga trenni teha, midagi ei jõua, kõik higi voolab. Kõik on sitane, aga päris lahe. Mina ei ole Taist treenija, aga ma teen seal paremaid toiduvalikuid ja selles suhtes ikkagi jalutada seal on nagu äge just need mingid, no ma olen siuke õhtune jalutaja, mulle meeldib see kuuma päeva õhtune soe. Ehk siis nagu sa lähed õhtul välja, sul on täiega soe, sa saad jalutada, sa käid, võtad siit midagi, natuke sealt midagi, ampsad neid, siis sa võtad endale pärast kaasa neid värskeid puuvilju, siis sa järad neid, siis sul on hommikul ka neid veel alles. See on nagu mõnus. See on mõnus, jah. Ja no eks seal võib-olla see ka, et hommikusöök lükkub lõunasse ka vaata paljudel, et ongi hommikusööki sa tegelikult ei söö, sest sa ei viitsi ärgata. No õhtul sa ilmselt sööd natukene rohkem, kui sa muidu sööksid, aga lihtsalt ilmselt nagu paksemaks minna seal olles mingi kuuga on nagu veits raske, kui sa just tsüklis ei ole seal terve aja. Kuigi noh, ma oled siis ka paljud ei söö seal nii. Aga lihtsalt sa pead ikka, seal pead nagu rohkem vaeva nägema selleks, et minna paksemaks. Et seal pigem nagu kogemata võid nagu saledamaks minna. Ja mul kogemata nagu on läinud mõlemad korrad, aga siis tulen Eestisse tagasi, siis hakkan kugistama. Ja no seal on see ka, et ise ei pea süüa tegema.
sest et sa saad selle riisiroa mingi 1-2 euroga, vaata. Et see ei ole nagu kallis. Me ei saa Eestis poest enam paki riisigi vist 1 euroga. Krossis tuleb käia. Krossid tahad sponsoriks endale. A-tonn on ikka parem ju. Mõlemad kombineerituna on kõige parem. Vana hea, mingi maapoissin. Lihtne. Hea koha peal ka. Ei pea läbi mingisuguste keskuste jalutama, et jõuda sinna. Ma mõtlen, mis need taksod meil olid umbes. Räägiks mingid tähtsamad hinnad ära. Ma ei mäleta, aga eks ta mingi 50 äkki või? Linna vahel. 100 oli linna vahet, ühest linnast teise, aga... Kõige pikem oli vist see Krabi sinna sadama sinna linna siis vist. Krabist. Ja mingi 5 tundi või midagi. Krabi linnast, siis mitte Aonangist. Aonang ja Krabi linn on 2 erinevat kohta, jätke see palun meelde endale. Aonang on see fancy, kallim turistikoht, Krabi linn, seal ei ole midagi erilist, aga see oli räigelt odav. Me jõudsime sinna, seal oli mingi festival ka. See oli see uus aasta, Hiina uus aasta ikka hakkas tulema jälle. Nii on meil jopas sellega. Jaa, väga head toidud, nagu mulle see laada kultuur nii-öelda siis meeldib, kus need erinevaid putkas on nii palju ja seal ei ole nii, et igas putkas müüdakse lihtsalt nagu mingi ühte toitu nagu suure portsuna, vaid ongi sugused mingid nagu ampsu suurused on sealt mingi ühe chicken wingi kaubas saad osta endale nagu chicken wingi ja asju. Aga tagasi hindade juurde. Siis meil oligi bukett, Krabi linn, ma arvan, et see oli mingi 40-50 euri. See oli siuke 2 tundi sõitu, 2-3. Kõige taolist, jah. No 4 on eriti lebone maksta veel sellepärast, et muidu, kui sa sõidaksid mingi bussi või asja, kes sa võib-olla maksaksid mingi 10 euri nagu, ja siis kui sa lähed selle mugava taksoga, siis sa põhimõtteliselt saad oma hotelli eest teise hotelli ette otse niimoodi, et sa viskad omal kohvrit vikased otse sisse ja sa saad mingi, ma ei tea, võib-olla ainult 2 korda kallimalt või 10 euri kallimalt võib-olla nägu, mis on nagu ma ei tea, miks ei peaks seda võtma, kui sa just ei taha mingit ulmesoodust-trippi võtta. Seal on muidugi see ka, et need Boltis, need taksojuhid võivad natuke hakata canceldavad ja siis tahavad nagu, et sa sullis maksaksid neile, aga nagu kui piisavalt kaua nagu persistent olla, siis seal saab ka nagu ootad lihtsalt, et mingi võtaks su vastu ja on nõus seda maad ära sõitma. Minust meil sealt buketist ja kõige pikem ots oligi. Siis ikka pidi mingi tund aega seda proovima ja ootama, kui need canceldasid. Et sa ei saa nagu ette seda, aga minust ei saanud ette ka ei saanud, jah. Seal on teine, on see krääb, vaata, kus saab süüa. Ja krääb oli veits kallim. Ja krääb oli kallim. Söögi jaoks oli krääb räigelt hea. Krääbist sai süüa tellida räigelt hästi, aga lihtsalt takso jaoks oli vist veits kallim. Et siis põhimõtteliselt ongi, kui mitte nagu väga nagu odavat panna, siis tegelikult sealt krääbist nagu kallima hinnaga saab niikuinii selle takso ja tegelikult seal igal pool kohtades, kui sa tänava peal ringi jalutad, sa võid kokku leppida kellegiga, et tule võta mind see päev sealt peale. Ja tegelikult, kui sa lepid nendega nagu mingi hinna, isegi siis, kui nad seal Boltis canceldavad mingi hinna kokku, siis tavaliselt see hind jääb ka. Ei ole jah, seda juurde petmist. Et nad ei pane sulle seal otsa pärast. Tollid tuleb ainult ise maksta. Tolle pead maksma, jah. Teede peal on siis tollid. Suured maanteed 2 linna vahet. Jah, aga need ei olnud nagu mingi metsikult suured. Hispaanias olid kordades suuremad tollimaksud kui seal. Ühesõnaga. Okei. Praegu ma ei teagi, mida sellest taist rääkida. Ainult elamised olid ka meil suht odavad. Mitte päris parmukad, aga põhimõtteliselt ikkagist. Me võtsime ikkagist pool aastat põhimõtteliselt ette kõike. Ja pigem odavaid kohti, sest lõppkokkuvõttes hea on olla nagu ilusas hotellis ja asjas, aga kui sa põhimõtteliselt iga päev ringi liigud, nagu siis mina ei tea. Ei pea olema kõige luksuslikum. Minu jaoks on peamine, et on bassein olemas. Mingit hommikusööki ka väga taga ei aja, sellepärast, et sa ilmselt oled nii hilja seal väljas ja jäädki nii vana üles, nii et suht sabi mõtet on ennast kiusata selle hommikusöögiga ja lõpuks, kui sa seal oled ja seal on nii palju erinevaid toiduvalikuid väljaspool seda hotelli, siis nagu see hotelli hommikusöök nagu ei ole seda väärt, sellepärast, et sa ei taha seda, sa tahad igasuguseid teisi asju ilmselt proovida. Ikkagist hommikul nagu või me ärkasimegi põhimõtteliselt lõuna ajal, siis teed oma kohvi ja siis juba põhimõtteliselt söödki lõunatoitu, mis ei ole siis mingi võileivad. Ainult vist oli siis, kui me sõitsime need esimeses ja teises hotellis teel Puketti olid meil hommikusöögid vist, et me saaks hommikul vara liikuma ehk siis sööme ära ja paneme ajama. Aga jah, põhimõtteliselt 7-Elevenist mingi kohvi võtta ja värgid jumal normaalne. Lemmikasi on 7-Eleveni jääkohvi ja nüüd see aasta ma avastasin, et matšad on ka, nii et meil sõbrad lähevad nüüd Vietnami ja mul on full FOMO lihtsalt, et meil ei ole, ütleme ausalt, meil ei ole pappi, et sinna minna, on ju.
aga loodame working our asses off, et äkki ikka saaks Vietnami ka see aasta üle vaadata, kas või mingi 2 nädalat lihtsalt. Aga meie suurem plaan on ikkagist järgmine suvelõpp Hispaaniasse ära kolida koos kassiga. Aga ma ei tea, jätame selle praegu, äkki järgmine kord vaatame siis seda... Kõik on läinud ka niikuinii juba praeguseks. Keegi enam kuulab, on ju. Ja, et järgmine kord võime siis Hispaaniast natuke rohkem rääkida, aga praegu meil on küsimused küsitud. Ma ei ole neid ise lugenud. Ma lasen sulle alustada, siis hakka lugema neid küsimusi siit alt vist on esimesed. Mis äpp see on siuke siis? Ma ei tea, mingi anonüümselt see küsimus, mingi Ask FM type of shit. Esimene on My friend always talks about you so much. See ei lõppe küsimärgiga. Lähme järgmise juurde või? Tore. Nägin, inglise keeles on kõik või? Ma ei tea. I saw you typing for 20 minutes. Who was that for? Et ma nägin, et sa kirjutasid 20 minutit järjest. Kellele? Kust kohast ta nägi? Aknast vaatas sind? Kus kohas? Küsimused need siuksed on? Need on mingid stock küsimused või? On või? On sinu konto ikka seal sees või? Ma arvan küll. Ma vaatan järgmist. See on jah mingi NGL, vaata. Kuradi. Kas need on kõik siis mingi selle oma... Ehk siis keegi küsinud sult küsimusi ja siis selle platvormil hakkas sust kahju ja siis nad saatsid sulle need mingisugused stock küsimused peale. On või? Ju siis, no. Pole hullu. Need olid meile pidid küsimused okay, järgmine on. Ma arvan, et need esimesed 2 tükki äkki olid näidisküsimused. Okay. Ma ei tea ju, mis asi see on üldse siin. Millal beebit hakkate planeerima? Sükest asja planeeritakse? Sükest asja tegelikult ei ole meie käest väga tihti küsitud ka. Kõik on lihtsalt harjunud sellega, et meil pole seda. Ütle siis, millal me hakkame planeerima. Ma ei tea. Jakob ei ole nõus, ma võiks saama juba ahju tööle panna. Sa võiks ahju tööle panna? Läheb lihtsalt edasi. Ma üritan aru saada, millised küsimused siin nagu päriselt on selle asja poolt. Kas oligi reaalselt ainult üks küsimus siis või? Vaata neid. Need on nagu... On jah. Kõik on selle tiimi poolt saadetud. Neil hakkaski kahju või? Väga räige. Nii et sul on 6 küsimust oli seal või? Ja 1 oli ainult see või? Haige scam-äppi. Ma ei saanud aru jah. Ma mõtlesin, et need on inimeste küsitud. Ma oleks ikka vaadata. Kui oleks inglise keeles olnud kõik. Nagu me elaks inglise keeles, siis oleks arvanud, et need on sulle saadetud. Et I have a crush on you. See reaalselt tiim saadab seda. Ma siis saaks jagada sinna Instagrami või? Läinud läbi see scam praegu. Ei läinud praegu jah. Set with love from team NGL. Super. Üks küsimus ongi. Instas oli ka 1 küsimus ainult. Mitte kedagi huvita meie elu või? Miks me üldse teeme siis seda kõike? Mida kõike? Kõike. Podcasti ja contenti ja inimesed ei teagi, et me koos oleme. Oled vahepeal mõelnud seda või? Kellega nad siis küsivad, et sa beebit hakkad planeerima? No, ainult 1 inimene on vist aru saanud sellest. Instas oli küsimus, et kuidas sul päriselt läheb ja mis plaanid suvel on. Mul läheb päriselt okeilt. Suvel on oli plaan suve nautida, aga ilma ei ole, seega suve ei saa nautida. Mina teen Kroonikale praegu siis festivali hunti, mis tähendab, et ma käin üritustel iga nädalavahetus inimesi reporteerimas, intervjueerimas. Ja see on kind of fun. Tahaks reaalselt nagu suve ilma, sest ma ainuke nagu aeg Eestis üldse, kui ma viitsin olla, on suvi. Ja see suvi lihtsalt suvi ain't suvi nagu. Ja ma olen jumalasta happy, muidu ma ei ole mitu aastat suvesse planeerinud ühtegi reisi. Ja see aasta me lähme augustis on uuesti Hispaaniasse nädalaks. Et jumal tänatud, et me vähemalt selle tegime. Siis ongi sellel nädalal raudselt suvi Eestis. Ei, augustis hakkab raudselt mingi, suvi, vacation. Aga praegu on nagu ta on ju. Iga päev lihtsalt sajab vihma. Täna ja eile on samas ilus on tegelikult. Ja see on ka kõik. Homme on 16 kraadi, feels like 13. Kõik šahmat. Mis sinu siis suveplaanid on? Kuidas sul päriselt läheb? Kuidas mul päriselt läheb? Ma ei tea, normaalselt. Ma võin rääkida jälle sellest, et on spordibussi challenge värgid. Võime sellest kohe fitness podcasti ära teha. Täiesti haige, mul on sellest sõnast nagu süda paha. Challenge. Challenge. Inimesed käivad trennis,
teevad ma pean nüüd nagu osalema ka selles challenge'is. Ja 8500 sammu päevas, 5 peotäit puu- ja köögivilju päevas, 2 trenni nädalas, sa teed isegi 3 vahepeal, see nädal muidugi 2 ja siis midagi, isiklik harjumus on ka, mis on siis Ketlinil, mis sul on? Ja minul on see, et ma käin õues, sest et muidu ma istun ainult toas ja teen oma asju arvutis või telefonis. Ühesõnaga üks isiklik harjumus, üks siis lihtne igapäevane tegevus on vaja ka endale selle challenge'i raames siis võtta. Aga see tundub suht hard, sellepärast et ilm läheb jälle nii jamaks, et ausalt mina ei lähe õue, kui on tugev tuul ja vihm. Ma jään kohe haigeks. Aga sa oled praegu siiani tegelikult päris hästi hakkama saanud, kuigi seal ongi 50 inimest on selles challenge'is ja kõigil ongi see probleem, et need samme on nii raske teha, sellepärast et ilmad on nii kehvad. Ja. Aga samas alguses paljud ütlesid sulle, et issand, nii vähe samme on vaja teha, täiesti mõttetu. Nii paljud ütlesid, et see challenge on nii mõttetu, sellepärast et seal on nii mõttetud eesmärgid, aga selle challenge'i eesmärk ei olegi lihtsalt olla nii-öelda kõva väljakutse, mida sa pead nagu ilgelt vaeva nägema, vaid selle challenge'i eesmärk ongi endale sisse ehitada paremad harjumused ja tavaliselt inimesed nagu alahindavad lihtsaid asju, aga tegelikult alles siis, kui lihtne enam ei tööta, on vaja asjad keerulisemaks muuta, aga kõigepealt on vaja proovida, kas lihtne töötab, aga enamused inimesed teevadki seda viga, et nad alustavad nii keerulisest kui võimalik, seepärast et valus peab olema, kui sa alustad, muidu ei tööta ju. Ja siis nad ei suuda seda, seepärast et elu tuleb vahele, ma ei saa, ma ei jaksa liiga palju, aga tegelikult nad ei saa sellest aru, et selle asemel lihtsalt olla all in või nagu... Võtke rahulikult. Ja. All or nothing tähendab enamustele inimestele nothing. Ja sellepärast ongi vaja natukene rahulikult võtta, lihtsalt vaikselt ehitada baasharjumused sisse, kui enamus inimesi, kellel on kaaluprobleemid ja nii edasi, ehitaksid need lihtsad harjumused endale sisse, et nad oleksid igapäevaselt aktiivne, teeksid regulaarset trenni, sööksid 5 peotäit puu- ja köögivilju päevas vähemalt, siis suure tõenäosusega suur osa nende probleemidest kaoks ära. Siin oli jälle mingisugune spordibussi podcast. Aga challenge'iga liitumise kutset ei ole, seepärast, et see juba hakkas. See juba, if you missed it, then you missed it, you snooze, you lose. Viimasel hetkel vist oli nagu mingi lambist järsku ärkajaid ja see on tavaliselt alati niimoodi. Paljudel nendel suurtel ettevõtetel vist saab nagu poole pealt ka liituda. I don't know. Ma ka väga ei tea, sest ma ei ole ühelgi challenge'il kunagi osalenud ja ma mõtlesin, ma ei osale ka, sest et minu arust see challenge'i kontseptsioon on nii veider. Ma ka ei ole, aga ma ei ole ise osalenud ja ma ei ole ise korraldanud ühtegi enne, aga tundub, et see challenge on nagu selles mõttes hea formaat, et nagu mitte kellelgi ei ole vaja ühtegi haisvat challenge'it selleks, et paremasse vormi saada, aga challenge on mingisugune lihtne asi, mis annab struktuuri, paneb mingisuguse aja sulle ette ja tihtipeale, kui sa mõtledki mingisugused projektid, alati kui neil on mingisugune lihtne struktuur ja plaan on sul, mis sa sellest challenge'ist siis saad ja siis sul on mingisugune ajalimiit, siis tihtipeale inimesed nagu teevad asjad nagu päriselt ära, mitte nad ei lükka neid edasi. Kui ma annaks nendele inimestele põhimõtteliselt, kui need kõik inimesed, need 50 inimest, kes selle challenge'isse liitusid, siis kui ma oleks neile andnud lihtsalt ühe PDF-programmi samade eesmärkidega, ilma et see oleks mingisugune challenge, kus nad koos seda teevad, ilma et seal oleks mingisugune ajalimiit, siis ilmselt enamus neist ei oleks siiani nagu neid asju täitnud niimoodi ära. Ma arvan, et väga oluline osa sellel challenge'il on see community, just see chat sul seal äpis. Minu jaoks on see, et see kõik on äpis nagu, et see on ülimugav. Ja kõik seal tegelikult jäpivad, on ju, neil on omad kogemused, omad rõõmud, valud ja et inimesed nagu päriselt räägivad seal, sest et minu arust see annab just juurde. Ja see on väga, ma poleks arvanud, et inimesed nii nagu aktiivselt seal tegutsema hakkavad. Et seal on 2 siis üks on messaging'i jaoks, ehk siis kus sa saad oma vahel sõnumeid saata, kõik need inimesed on seal grupis ja teine grupp on siis nii-öelda tahvel, kus me näeme siis kõike, mida kõik teevad, ehk siis kui keegi teeb mingi trenni ära, keegi täidab oma isikliku harjumuse ära, siis kõik need asjad tulevad sinna tahvelisse, ehk siis me saamegi ühes grupis chatida oma vahel ja teises grupis siis nii-öelda on see tahvel ja see on kõik ühes äpis, samas äpis, kus sul on kõik toitumiskava, treeningkava ja kõik muud asjad ka. Et jah, seal ma imestan, et see nagu chat niimoodi käima läks, nagu ta läks. Et mul on hea meel, tore näha, enamus inimesi on suht tublisti teinud neid asju. Ega ei ole isegi hullu, kui sa iga päev ei jõua neid asju teha. Peaasi on, et sa nagu vaikselt hakkad endale looma seda, et mina olen väga halb jalutaja. No panus loeb ja selles mõttes, et ongi enamus inimesi, kui nad hakkavad midagi tegema, nad ühe päeva ei suuda teha, siis nad jätavad pooleli, sellepärast, et see on liiga raske, aga tegelikult iga panus loeb. Kui mõni päev sa said, ma ei tea, su kadusid koduvõtmed kadusid ära ja sul kõik puuviljad ja raha on kodus ja sa ei saa 5 peotäit puu- ja köögivilja ära süüa, siis nagu vähe savi. That's a bit extreme. Nagu
rahulikult võta, kuradi otsi oma koduvõtmed üles, vähemalt saad sammud täis, kui koduvõtmeid otsid ja otsi lihtsalt oma koduvõtmed üles, mine koju, mine magama, järgmine päev proovi uuesti, sa üritasid täna, sa andsid endast parima ja see on see, mis loeb, mitte see, et nagu üks päev ma ei saa täpselt, mul on 8400 sammu, ma ei viitsi üldse enam teha seda, sellepärast mul oli 100 sammu täna puudu ja see on üldse kõik on mõttetu ja üldse kõik teised on mõttetud ja elu on üldse mõttetu ja tegelikult üldsegi, sest ma ei saa kõndida seepärast, et mina iga päev. Jah. Kõik on mõttetu, ma ei viitsi kõndida, ma ei jaksa enam. Tahaks vahepeal panna selle kiirenduse peale, nagu neid videosid saab panna TikTokis või Instas. Reaalselt. Ma sinu omasid vaatan kogu aeg kiirendusega. Ma olen aru saanud, jah. Jääb queen. Ja sa pead ju kodus nägema ka seda, kui ma neid filmin. Siis sa veel kuuled neid, siis vahepeal ma pean mitu korda tegema ühte videot. Siis sa pead neid nagu korduvalt seda sama sõnumit kuulama. Ja siis ma niisama ka räägin sulle seda sama sõnumit ilmselt päeva jooksul. Ja, ma kuulen söögi alla ja peale, ma olen vaikselt välja lülitanud juba. Tegelikult ma praegu ka ei kuulanud. Kuulasin seda viimast lauset lihtsalt, võtsin sellest nüüti, et midagi ilmselt sellega seotud, aga tavaliselt ongi nii, et kui sa oled mis iganes ala spetsialist, siis ega su pere, sõbrad ja kaaslane ega keegi niikuinii ei võta sind tõsiselt. Võõrad inimesed võtavad. Ma olen biggest supporter olnud. Aga tavaliselt jah, see pere, sõbrad, kõik siuksed. Mis sa oled, minu pere küll hoiab sulle niimoodi pöialt. Siiani sõbrad ütlevad, et millal sa päriselt tööle lähed, Jakob. Seda ma ei oska nagu, jah. Minu vanemad on uhkevad Jacobi üle kui minu üle. Tema töö on töö, minu töö ei ole töö. Saad aru, minu töö päästab inimesi, elusid. Ma olen lihtsalt entertainer. See on ka raskel ajal on vaja entertainereid. On küll, jah. Nii et põhimõtteliselt, kui tuleb raske aeg, siis on meist mõlemast tolku. Loodame. Sa treenid soldiereid ja ma olen lihtsalt see narr. Ja ma arvan, et ikka entertainment on see valdkond, mis alati on inimestel vajalik. Vahet pole, kuhu see maailm läheb. Jah, no ma ise tahaks kuidagi ikkagi sinna sotsiaalmeedia alasse jääda, aga ma ütlen ausalt, see tundub Hispaaniasse minnes raske. Mina ei taha hakata käima Eestis edasi-tagasi kogu aeg. Et kui ma kolin, siis... Sa pead seal koha peal saama neid töid. Ja, seal on väga crucial hispaania keel. Tegelikult see on iga töövaldkonnas seal väga oluline hispaania keel, kui sa just ei lähe nagu ehitajaks või mingiks selleks objektidele, kus sa ei pea otseselt ise suhtlema nagu nende inimestega. Teeninduses saad nendesse Iiri ja nendesse pubidesse saab küll tööle minna. Shenanigansi saab tööle minna. Nii et see mu last resort seal ilmselt. Ma olen kandideerinud LinkedIni avastasin enda jaoks ju. Seal kandideerin igast mingi remote jobidele, aga miskipärast seal ei võta väga vedu. Ma ei ole siiani aru saanud, kas LinkedIni peaks eesti keeles või inglise keeles postitama. Ma panen segu. Ma ei tea, mulle tundub, et seal nagu kõik panevad segu, vaatad mõnda inimest, et seal nagu eestlased nagu panevad eesti keeles ja panevad inglise keeles ja ma ei saa arugi kumba keelt nagu siis seal panema peaks. No mina, kui ma tahan näiteks Hispaaniasse kolida, siis ma panen sinna ingliskeelseid, sest et äkki Hispaanias mingi hetk on väga oluline, et mul on LinkedInis mingi ingliskeelne sisu. Aga mul treenerina, mis ma teen LinkedIniga? No praegu kasvataks enda läpi neid Eesti inimesi. Ja LinkedInist tuleb või? Võib-olla tõesti. Sa ei tea ju. Sa ei ole proovinud seal ju. Ei, ma olen jah, seal mingi 4 päeva järjest panen, siis 4 kuud jälle midagi ei tee, sest 4 päeva järjest panen. Mul on sama. Pull, aga jah. Ma olen suht segaduses, mis seal nagu otseselt nagu postitama peaks. Ma ei saa ka aru, kõik nagu lihtsalt targutavad või siis panevad oma achievements'e. Ja just see on siuke nagu mingi autahvel et ma nagu päris niimoodi ka ei vitsi. Ma panen sinna nagu tehtud töövideosid, ehk siis need mingid, kellega ma olen koostööd teinud, aga samas see tundub ka, et ei huvita kedagi seal nagu, sorry, aga miks peakski on ju, ainult siis seda ettevõtet, kes mind siis kunagi palkama peaks, teda võib-olla huvitab, aga ma ei pane neid ka viisalt sinna. Ühesõnaga. Mingi fleksimise kohta ühesõnaga tundub veits. Sellest ma mõtlengi, mul ei ole väga sinna postitada, ma ei oska, kas ma panen oma sama mingi kuradi, miks su kuradi kaal iga päev kõigub, kas see on nagu LinkedIn? Siis teed sellest nagu kirjaliku postuse, vaat see, mis sa treetsi pane tugu. Umbes siukses stiilis nagu võid panna, vaadata, kas nagu inimesed reageerivad või mitte. Aga kui nad ei näe seda, siis nad ei saa reageerida. Jah. Minu asjadel ei ole ka mingit nagu seda. Ei no eks selle lõpuks faasi... Lõpuks võib-olla hea, et seal on lihtsalt midagi. Seda faasi, või no ma siiani olen selles faasis kinni osade kontodega. Et need asjad postitad ja kuskile ei jõua, aga ju siis on piisavalt sitt content
et ei jõua kuskile. Ja see on üks asi, mis on väga, millest on oluline aru saada, sellepärast, et see aitab nagu jätta seda järjepidevust, kui sellele algoritmile see süü panna lihtsalt peale, siis nagu ega ei ole väga motivatsiooni edasi. Eestis on üldse veel minu arust natukene paar aastat maas see content, et endiselt on nagu väga hinnas just see ilu keskne mingi esteetika asi, mis tegelikult, kui sa vaatad välismeediat, see ei lähe enam nii hästi. Tahetakse just mingi raw emotions nagu tavalisi inimesi, tavalisi sisuloojaid, mitte neid kõike beauty omasid. No muidugi, kui sa juba oled tehtud beauty oma, siis kindlasti sa oled ka selles in the game veel, aga jah, tõusevad ikkagist tavalised ja humoorikad. Minu arust ka, ma ei viitsi ühtegi videot vaadata, mis on lihtsalt esteetik või ilus või noh. Hästi aeglane. Ja ma nagu... Meil on sisuloojad, kes teevad neid nagu ka retseptivideoid, nagu see läheb inimestele peale väga, aga minu jaoks on need nii aeglased. Nagu see podcast või? No see ka, jah. Kuhu see teema üldse läks praegu? Alustasime reisidest, siis pidi keegi küsimusi meie käest ja nüüd me trashime hoopis teisi sisuloojaid. Liiga lihtne. Nii see käib. See on see õige, see kadedus ja viha ja kõik tuleb välja elada. Aga jah, ma arvan ka, et nagu mitte, et meie videod ideaalsed oleksid, aga lihtsalt ma nagu tihtipeale tunnen, et tegelikult selle visuaali taha nagu veits jääb kinni vahepeal, et nagu üritad nagu, teed selle video ära kõik asjad, aga siis kuna sa ei viit, kuna ma näiteks, ma ei viitsi mingit kuradi valgust üles sättida, ma ei viitsi, ma ei viitsi otsida nagu ilgeid, ilusaid nurkasid, aga tundub, et see veits takistab seda sõnumi nagu edasi saatmist, sellepärast, et see nagu, kui see video ei ole kohe ilus, siis väga paljud liiguvad sellest edasi. Aga jätame siis ikkagi teemasid järgmistes kordades ka. Saame edasi trashida teisi inimesi. Me oleme juba pea 50 minutit siin jäppinud. Issand. Kõik on läinud juba. Kui üldse keegi tuli siia? Ma arvan, mitte keegi ei kuule seda. Vahet ei ole, saame ise jäppida. Saame ennast välja elada. Jah, järgmine kord siis võtame võib-olla Hispaaniat, et rohkem ma ei lase inimestel küsimusi küsida meie käest. Sest keegi küsi nagu nii. Miks äkki üks küsimus küsitakse veel? Ja beebit ei hakka nii pea tegema. Pole praegu võimalik selle ajaliselt ja kõigeliselt. Raha pole. Ma arvan, et see... Jakob ütleb, et raha pole. Ja selleks, et last kasvatada, peab ise kõigepealt täiskasvanuks saama. Siis saadki ju. Siis saan või? See on see nagu murdepunkt või? Jah. Reality check. Ma arvan, et lähiaastatel. Aga enne on vaja... 5 aastat rääkinud juba. Enne ma ise stabiilseks saada, kui hakata mingisugust last kasvatama, seepärast, et siis läheb veel crazymaks asi. Eks jah, praegu meil on väga crazy cat ka. Okay, anyway. Thanks for listening. Ja ellab.